inimesed, kes Koplis elavad väga kadestusväärselt heas seisus. Niisiis, see käis Kopli kohta, aga meil on taas üks küsija, olge hea. Teretust. Küsimus maamaksu tõstmise kohta. Sellel aastal maamaksu protsendi tõstmise põhjendus nagu oli mure kanaliseerimise pärast ja praeguste plaanide kohaselt 2010 vist peaks kanaliseerimine nagu lõpetatud olema Tallinna peale. Kas siis loota, et maamaksu protsent langeb tagasi selle 0,6-le, mis praegu oli? Aitäh, see on hea küsimus. Ma alustaksin sellest, et oleneb sellest, missugune on aastal 2011 maa hind. Vaadake, ega see ka normaalne olukord ei olnud, kus Tallinnas oli kõige kallim maa, kõige kõrgem maa hind ja samal ajal Eesti kõige madalam maamaks. Kahjuks riik 7 aasta jooksul ei suutnud maad ümber hinnata ja maamaksu määra paika panna. Ma kujutan ette niimoodi, et tõepoolest praegu, miks see otsus tehti, siis põhjus oli ka selles, et me kulutame lähiaastatel väga palju veevärgi kanalisatsiooni väljaehitamiseks, Nõmmel 300 miljonit aastas. Pirital 200 miljonit. Mõelge selle peale, et selle aasta jooksul pannakse maha 33 kilomeetrit torusid. Ma mõtlen, ka sadevete probleem laheneb paljuski just tänu sellele. Aga muidugi oli ka kolmas põhjus, eks oli ka nendes disproportsioonides. Tallinnas oli ikkagi Eesti üks kõige madalamaid maamaksusid ja ega see normaalne ei olnud. Seda, et Tallinnas tõsteti, sellest me räägime kõik, aga näiteks naabruses Keilas tõsteti 2% minu meelest. Parandage mind, kui ma eksin, aga oli vist 2%. Ei ole kursus. Aga sellest nagu ei räägi keegi. Endiselt jääb Tallinnas maamaks allapoole Eesti keskmist, pean ma teile ütlema. Aitäh. Nojah, kui see õigustus on, sellepärast, et väga paljudele võib-olla lõi see valusasti rahakoti pihta. Aga me käisime muide ka linnas ringi ja tegime seal omamoodi sellise väga põgusa, tõsi küll, küsitluse, mida oleks inimestel teilt küsida. Mul oleks tegelikult küsida 100 küsimust. Aga ainult üks. Et mida te Tallinnaga teete? Et mis tulevik toob? Edgar, milleks on sinu ümber nii palju segadust? Võib-olla seda üldist elukorraldust, linna puhtust ja siukest oleks vaja muuta. Mul ei ole midagi küsida. Millal Vabaduse väljakul on see uus monument on valmis? Esimene küsimus, teine küsimus, ma tahaks rohkem lille näha, siin Vabaduse väljakul ka, rohkem parke näha, rohkem ilusaid inimesi, õnnelikuid ka. Kuidas teha inimesi õnnelikum? Mis teeb neid õnnelikum? Mis paneb inimesi naeratama? Mind huvitaks isiklikult see kodutute öömaja avamine. Ma tean, et just Tallinna linnapea alustas sellega ja Koplis Paljassaare teel on seal neil üks hoone nüüd 4 aastat, seisab hoone tühjana ja samas inimestel ei ole kohta, kuhu minna, et see oleks paljudele inimestele selliseks suureks abiks, et äkki ikkagi leidub mingisugune võimalus, et need, kellel ei ole öömaja, nemad ka leiaksid omale kuhu omal õhtuks asjad maha panna. Alustame sealt lõpust, miks siis ei ole ikkagi öömaju piisavalt ja inimestel ei ole lihtsalt kuskile minna? Me oleme natuke raskes seisus, sest et nüüd tulid kõik küsimused järjest, aga ma proovin nendest asjadest rääkida sedavõrd, kui nad mulle meelde jäid ja võib-olla mõni jääb vahele, siis ma pean sellest vabandama. Kõigepealt sellest Kopli varjupaigast, millele viidati. Koplis on 2 varjupaiga küsimused praegu. Kõigepealt Kauge tänavalt
me tõime just jaanuarikuus, tõime inimesed Koplisse üle, seal on üks polikliinik, laste polikliinik, mis on tühjalt seisnud mitu aastat ja nii kauaks, kuni Kauge tänaval käib ehitus ja ehitatakse uut varjupaika, nii kauaks on need inimesed Koplis. See on üks. Aga teine, millele tegelikult viidati, see on see Paljassaare 35 aadressil asuv varjupaik. Seal on esimene korrus valmis ja võiks niimoodi, et üks 6 aega tööd ja võiks veel 70 uut kohta avada, aga kohalik ärimees Braunbrück teatas, et ta tahab sinna lähedale ehitada hotelli ja seda hotelli hakkab see segama ja häirima, kui seal lähedal on kodutute varjupaik ja kaebus meid kohtusse. Ja nüüd see kohtuasi kestab 4 aastat. Veebruaris saab 4 aastat, käib see kohtuasi. Me ei saa ehitust lõpetada. 70 kohta seisavad tühjaks. Järgmine esmaspäev on järjekordne kohus. See, mis selle asja ümber toimub, on tegelikult tsirkus ja see on väga kahetsusväärne, sest 70 kohta ja terve teine korrus seisavad ja me ei saagi seda asja lahendada, sest kohtuvaidlus käib peal. See on nüüd esimene asi, see on nendest varjupaikadest. Nüüd teine asi, mida küsis kõige esimene noormees, et mida me siis kavandame tulevikus Tallinna linnaga. Jah, alustame sellest, mis on olnud, sest et ega Keskerakond ei ole esimest päeva võimul. Me muide esimest korda Tallinnas tulime võimule 96. aasta lõpus. Ma ütlen teile, mida siis ei olnud, vaatame, mis selle ajaga on muutunud. Siis ei olnud Tornimäel mitte mingisuguseid kõrghooneid. Siis olid Vabaduse puieste, Tartu maantee, kõik need olid välja ehitamata. Munitsipaalehitusest keegi ei julgenud unistadagi. Siis ei olnud mingit juttugi 500 kroonist veel pensionäridele, nad olid rahulikult jäetud hinnatõusu hooleks. Nii et ma ütleks niimoodi, et Tallinn on väga palju muutunud selle ajaga ja samamoodi läheb edasi ja me jõuame lähemale nendele Euroopa linnadele, mida me võib-olla praegu vaatame mõnikord ka kadeda pilguga, aga kõige tähtsam, mis on nüüd nendel viimastel aastatel juhtunud, on see, et meie iive on läinud positiivseks. Eestis on ainult mõned üksikud piirkonnad, kus on positiivne iive ja põhimõtteliselt püsib see ikkagi just nimelt Tallinna peal ja mitte ainult selle peal, et inimesed rändavad Tallinnasse, vaid tegelikult tallinlased on hakanud palju rohkem sünnitama. Ja ma väidan, et see on võtme küsimus. Kui üks daam küsis siin sellesse saatesse, et kuidas teha inimesed õnnelikumaks, siis ma ütlen teile, kuidas teha inimesed õnnelikumaks. Selleks on, kõik inimesed on õnnelikud, kui neil on lapsed ja kui neil on palju lapsi. Ja ma usun, et nii nagu iive nüüd alates 2005. aastast on positiivne, et see niimoodi jääbki ja 15 aasta pärast on ka iive positiivne. Ja see ongi meie õnn ja sellepärast on ka väga tähtis hoida kõiki neid emade ja lastetoetusi, milledest Tallinn on olnud ikkagi esirinnas võrreldes kogu ülejäänud riigiga. Nii, mis küsimusi seal veel oli? Selle iive juurde korraks tulles, ega linnavalitsus eriti siin vist midagi, kui palju ta siin teha saab, sellepärast, et ega lastest üksinda on vähe, on vaja ka kus elada ja need elamistingimused, toimetulekud ja kõik nii edasi. Aga ehitusest võib-olla... Ma tahaksin kohe sellele vastata. Linnavalitsus saab siin palju teha. Meil on, ma arvan, kõige tugevam laste ja nende emade toetamise süsteem. Hakkame pihta 5000 kroonine sünnitoetus. Edasi koolimineku toetus või ranitsatoetus, nagu me teda oleme nimetanud. Sünnipäeva toetus, puuetega laste toetus. Need, kes on kasuvanemate peredes. Tallinnas on, ma arvan, kõige laialdasem nende toetuse süsteem ja ma ikkagi usun, et see ongi see, mis on kaasa aidanud sellele, et tõepoolest iive on positiivseks keeranud. Nüüd, mis puutub elamuehitusse, siis järgmisel kuul, veebruarikuul näiteks jagatakse linnaosadele Tallinnas loo peal 120 korterit. Igal juhul me võime päris uhked olla, et see korteriprogramm, mille me kuulutasime välja 5 aastat tagasi, see 5000 korterit tallinlastele, see on ellu läinud ja näiteks korteri järjekord võrreldes selle ajaga, kui me hakkasime seda jälle uues vabas Eestis hakkasime seda arvestama,
on poole võrra vähenenud ligi. No teil on peatselt tulemas uued sundüürnikud, sellepärast et üürimäärad on vabaks lastud ja sealt ilmselt on tulemas.